Tere päevast! Valitsuse tänane istung oli üsna lühike ja liiga palju olulisi teemasid sel korral päevakorda ei jõudnud, aga mõned siiski, millest teeme teile ka neljakesi ülevaate. Esiteks, vastavalt valitsuse kokkuleppele eraldab valitsus 1 miljoni eurot sügava puudega laste sotsiaalteenuste paremaks kättesaadavuseks. See, mida valitsuskoalitsiooni sees nimetatakse Helmeni miljoniks. See on nüüd siis jõudnud seaduse vormi ja tõepoolest eraldame täiendavaid vahendeid ja muudame natukene korda, et kohalikud omavalitsused siis puudega laste teenuseid saaksid parandada ja sellest räägib Margus Tsahkna lähemalt. Istungile oli mitu teemat esitanud ka välisminister Jürgen Ligi. Annab teile siin ka ülevaate Eesti arenguabist, kuhu me eraldasime möödunud aastal üle 30 miljoni euro. Ja samuti räägib ta ka Euroopa Liidu ja Kanada vahelise vabakaubandusleppe läbirääkimiste seisu. Kristen Michal räägib teile sellest, kuidas valitsus täna otsustas teehoiukava järgnevateks aastateks heaks kiita ja milliste teelõikude väljaehitamisse riik siis raha suunab. Ja muudest teemadest esiteks siis tervise- ja tööministri valdkonnas 2 küsimust. Esiteks kiitis valitsus heaks ja saadab parlamendile tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muudatused, mille järgi määratakse vastsündinud automaatselt ema perearsti nimistusse ja juhul, kui emal ei ole perearsti, siis määrab vastsündinule perearsti Terviseamet. Ja seaduse muudatuse eesmärk on see, et kõik Eesti vastsündinud oleksid perearsti nimistus ja et perearstidel oleks infot nende teeninduspiirkonnas olevatest vastsündinutest ja selliselt on siis võimalik ka tõhustada laste tervisekontrolli. Paraku on meil täna olukordi, kus siis vastsündinute nimistusse, perearsti nimistusse määramine viibib ja selle tõttu siis ka perearstil ei ole infot uuesti ilma kodanikust ja vajalikud siis ülevaatused jäävad tegemata. Võib-olla isegi mõneti üllatavalt on neid lapsi väga palju. Viimastel andmetel, mis me täna siin välja võtsime, on meil 700 last, kes pole perearsti nimekirjas. Kõik alaealised on meil ravikindlustatud, nii et peaksid tegelikult tervishoiuteenust saama, aga ei ole seda siis reeglina oma lapsevanematest tulenevalt, kas siis emal ei ole perearsti, siis ema ei ole ravikindlustatud või siis selle tõttu, et laps ei ole perearsti nimistusse määratud, siis selline probleem tekib. Ja muudame siis süsteemi selliselt, et tõepoolest sisuliselt ilma avalduseta juba sünnitusmajas saab uus ilmakodanik siis perearsti nimistusse. Uuendame paralleelselt ka perearstide juhendid siis selleks, et kõik vastsündinud oleksid jälgitud. Veel natuke arutame siin perearstide seltsiga, et kuidas seda täpselt korraldada, aga põhimõtteliselt eesmärgiks tõesti see, et kõikide laste tervis oleks pideva jälgimise all. Eelnõu teine muudatus puudutab siis abiarste ehk siis arstitudengid, kes on 4. kursuse lõpetanud ja töötavad haiglates abiarstidena, et nemad saaksid ligipääsu tervise infosüsteemile. Õigus näha patsiendi terviseandmeid võimaldab neil viia põhjalikumalt läbi patsiendi esmast vaatlust ja ka muus osas arste efektiivsemalt abistada. Teiseks, valitsus andis arvamuse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse täiendamise kohta. Eelnõu on algatanud 4 Riigikogu liiget ja
selline poliitiline aktiviteet sai alguse siis laialt meedias kajastatud Tõstamaa perearsti juhtumist, kus siis Keskkonnaamet keelas Madis Veskimäel tema röntgeniaparaadi kasutamise ja sellest alanud arutelu nii Sotsiaalministeeriumis kui ka Riigikogus on siis Riigikogu poolt viinud selle eelnõu algatamiseni. Valitsus koos Sotsiaalministeeriumiga põhimõtteliselt seda eelnõu toetab. Näeme seda, et lähiaastatel tõepoolest esmatasandi tervishoius ehk siis perearsti tasandil võiks olla rohkem teenuseid. Oleme selles suunas ka töötamas ja loomulikult tähendab ka see seda, et ka esmase diagnostika tegemise võimalused võiksid perearstidel olla laiemad. Küll loomulikult, kuna röntgeniaparaatide puhul räägime me kiiritusohtlikest seadmetest, kus loomulikult on vajalik konkreetne kvalifikatsioon selleks, et neid ohutult kasutada, siis selle süsteemi väljatöötamine, kuidas perearstid selle lisakvalifikatsiooni saavad selleks, et röntgeniaparaate kasutada, nõuab veel väljatöötamist ja seda me kindlasti oleme valmis koos Riigikoguga ka tegema. Ja siis on mitmeid punkte, mis võib-olla väga palju laia tähelepanu ei pälvi. Valitsus eraldas Väätsa vallale 4,5 hektarit maad prügila laiendamiseks. Ettevõtte kuulub Türi vallavalitsusele Paide linnale ja planeeritud teenindaja on 5 maakonda, Järvamaad, Raplamaad, Viljandimaad, Lääne-Virumaad ja Jõgevamaad. See valitsus keeldus andmast kodakondsust inimesele, keda on 11. korral karistatud tahtlikult toime pandud kuritegude eest ning 3 korral väärtegude eest ja tema karistus ei ole kustunud. Valitsus laiendas struktuuritoetuse registri põhimäärust selleks, et mitmed uued eurovahendite siis kasutamised oleksid siis olemasolevas registris rakendatavad ja muutis riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse korda, millega saab siis õigusi juurde Riigi Infosüsteemide Amet ja täiendavalt võimaldavad muudatused ametnike jaoks, kelle töösse on hädavajalik võtta kasutusele krüptotelefonid. Minu poolt kõik, aitäh. Nüüd sõna sotsiaalkaitseminister Margus Tsahknale, palun. Tere, minu poolt. Kaks teemat, mille ma tahaks korra peatuda ja esimene on siis see, mis on pikalt oodatud, puudutab siis sügava ja raske puudega lapsi ja eelkõige nende vanemaid. Ehk siis täna meil on Eestis 7113 raske ja sügava puudega last ja need inimesed, kes teavad, mis tähendab, kui peres on raske või sügava puudega laps, siis selle perekonna toimetamine on kindlasti nagu ülikeeruline ja probleem, mida me nüüd lahendame ja täna valitsuses ära otsustasime, on see, et ainult 11% nendest lastest siis nende perekonnad kasutavad siis lastehoiuteenust. Ehk siis on natuke üle 700 lapse. Ja neid inimesi on kokku, neid lapsi on kokku üle 7000. Ja probleem on olnud siis selles, et see teenus on olnud maavalitsuste poolt läbi omavalitsuste rahastatud. Ta on olnud jäik rahastamise mõttes. Ehk siis aastas on ette nähtud siis ühe lapse kohta 402 eurot, ehk siis kuus umbes 33,5 eurot, mille eest on võimalik siis selle väga keerulises olukorras oleva lapse lastehoiuteenust korraldada. Ja see ei ole võimaldanud tegelikult seda teha paindlikult vastavalt lapse vajadustele, perekonna vajadustele ja ka see rahastamise summa ei ole olnud ka piisav. Et kui täna on riik eraldanud selle sügava ja raske puudega laste lastehoiuteenuse jaoks 1,65 miljonit eurot, siis järgmisest aastast on ette nähtud, et see raha number tõuseb 2,65 miljoni eurole, ehk siis me lisame sellesse süsteemi juurde 1 miljon eurot, mis on väga oluline tõus. Ja teine oluline muudatus on see, et me anname selle seaduse muudatusega siis sügava ja raske puudega laste lastehoiuteenuse korraldamise omavalitsustele. Ja selle asja mõte on see, et me kaotame ära ka siis selle pearaha mõtte, ehk siis oleks see 402 eurot aastas, vaid kogu see summa, ehk siis 2,65 miljonit eurot, kokkuvõttes veel 1 miljoni juures võrreldes käesoleva aastaga, see läheb omavalitsustele,
et nad saaksid hinnata ära ja osutada seda lastehoiuteenust sellisel kujul, kombineerides kõigi teiste teenustega, et see lastehoid oleks tagatud selle sügava raske puudega lapsele ja teistpidi need pered saaksid ka hoolduskoormusest vabaks või vähemalt leevendust, et nad saaksid siis aktiivselt ühiskonnaelus ja tööelus osaleda. Nii et see on selline põhimõtteline muudatus, mida me sotsiaalhoolekande valdkonnas ka muudes teemades tahame ellu viia, et sellele perele, kes elab ükspuha millises omavalitsuses, et ta ei pea tegelikult mööda erinevaid ameteid ja asutusi ringi otsima neid võimalusi, vaid tema jaoks on partner omavalitsus, riik läbi omavalitsuse finantseerib ja tagab ka teisi teenuseid ja seeläbi me muudame tegelikult oluliselt paindlikumaks siis kõikidele nendele peredele ja lastele lähenemise. Nii et kes teab, siis ega need lood on kõik väga erinevad ja küsimus ei ole mitte ainult rahanumbris, et kui senimaani on hästi jäigalt olnud, et 402 eurot aastas on see raha, mis siis on võimalik lastehoiuteenuse jaoks konkreetselt läbi siis maavalitsuste rahastamise lubada, ehk siis 33,5 eurot kuus, siis nüüd me tegelikult omavalitsused võivad kasutada rohkem raha või vähem raha, nii nagu vaja on, ja kombineerida ka teiste teenustega, nii et tegelikult see on üks väga põhimõtteline samm, et aidata neid peresid, kus on sügava ja raske puudega lapsed. Ja teine muudatus selle seadusega seoses on, mis puudutab lapsendamise korraldamist, et kui seni on olnud siis lapsendamise korraldamine maavalitsustes, siis lapsendamise korraldamine läheb Sotsiaalkindlustusameti koordineerimisele. Et sellega me vähendame oluliselt siis halduskoormust riigi poolt ja teistpidi siis me suudame süsteemsemalt ja sisulisemalt tegeleda nende lapsendamise teemadega. Ja see seadus jõustub siis 1. jaanuarist ja miks ta ongi selline natuke kiireloomuline on see, et riigieelarve arutelu on Riigikogus ja sama sügava ja raske puudega lastehoiuteenuse raha on sinna juba sisse arvestatud, ehk siis 1. jaanuarist on see lisamiljon seal olemas. Nii et see on üks, ma arvan, päris suur samm, mille koalitsioon on kokku leppinud koalitsioonilepingus ja nüüd ta järgmisest aastast läheb käiku ja see peaks oluliselt aitama vähendada nende perede hoolduskoormust, kuhu on sündinud sügava ja raske puudega lapsed. Ja teine teema, mis ma tahtsin lihtsalt natuke täiendada Jevgeni juttu, mis puudutab siis seda, et lapsi hakatakse nüüd juba sünnitusmajas peale sündi registreerima perearsti juurde, siis see on üks oluline samm laste varase märkamise süsteemi rakendamises. See probleem, mis meil täna Eestis on see, et me ei tea, mis olukorras on meie väiksed lapsed, kuni neil tekib koolikohustus. Et meil ei ole seda sellist monitoorimise süsteemi, et enamus vanemad, nad käivad lastega arsti juures, perearsti juures, tervisekontrollis, aga just nimelt need probleemsed lapsed ilmuvad meie sotsiaalhoolekande ja sotsiaalkaitse monitorile siis, kui on mingisugused reaalsed probleemid ilmnenud. Ja väga tihti on need lapsed juba kas 4, 5, 6 aastased. Ja siis on hilja sekkuda tegelikult. Ja nüüd mõte ongi selles, et see üks samm on täna ära tehtud, et sünnitusmajas peale sündi see laps registreeritakse perearsti nimistusse ja mis me kavatseme edasi teha, ongi see, et esiteks vanemal oleks teatud intervalliga kohustus käia lapsega tervisekontrollis, ehk siis perearst või pereõde näeb, mis seisus see laps on tervise poole pealt ja tegelikult osatakse ka hinnata, mis on tema sotsiaalne olukord. Ja teine pool on see, mida me kaalume, et tuuakse tagasi siis kohustuslikud perearstide või pereõdede koduvisiidid. Ja sellele üks on see tervisekontroll, aga samal ajal ju suudab sellise koolituse tulemusena ka hinnata, et mis olukorras see laps tegelikult seal kodus on. Ja sellega seoses on võimalik omavalitsustel tulevikus hakata reguleerima seda, et kas lapsetoetusi üldse makstakse või mitte, et näiteks kui vanem või perekond oma kohustusi ei täida, ta ei ilmu perearsti visiidile, siis läheb punane lambike põlema, perearst võtab ühendust selle perekonnaga, kui ühendust ei saa, siis see informatsioon liigub siis omavalitsuse lastekaitse või sotsiaaltöötaja kätte ja tehakse tegelikult koduvisiit kontrollimaks, et esiteks, kas see laps üldse elab selles omavalitsuses või mis põhjustel ta siis tegelikult ei ole perearsti juurde ilmunud.
ja sealt tulenevalt siis me saamegi oluliselt varem informatsiooni, mis olukorras, sotsiaalses, tervislikus olukorras see laps on, ja me saame oluliselt varem sellele perele kas appi tulla või ka vajadusel siis tegelikult natuke karmimalt reageerida. Nii et see on väga oluline teema, mida Jevgeni täna valitsusse tõi, esimene samm selles laste varase märkamise süsteemi rakendamises. Aitäh! Loodetavasti jõuab see oluline teema ka kenasti õhtustesse uudistesse, nii nagu ka järgmine teema, mida kindlasti räägib välisminister Jürgen Ligi. Aitäh, ka mina lükkan ümber selle peaministri väite, et meil ei olnud olulisi teemasid. Ta ise lükkas ka. Mul on mitmest enda esitatud teemast kommenteerida praegu mõistlik kahte. Kõigepealt Euroopa Liidu Kanada vabakaubandusleping, seda selle asemel öeldakse tihti CETA, ingliskeelne lühend, aga selle otsetõlge tegelikult vabakaubandus ei ole, on kõike hõlmav ja sellel on oma tähendus, et maailm on täis tegelikult kaubanduspiiranguid. Eesti on olnud ja jääb ka pärast seda jäävad kaubandusele loomulikult mitmed piirangud ja regulatsioonid alles, ka kaubavahetuses nende kahe piirkonna vahel. Aga Eesti on olnud traditsiooniliselt nende piirangute kaotamise pooldaja. Mäletame 90-ndatest meie tollimaksude vastaseid lahinguid. Ja seda mitmel põhjusel, esiteks sellepärast, et piirajad on olnud maailmas suures ülekaalus ja see on meie missioon, aga teiseks ka, et väikeriigil on alati teoorias kasulik võimalikult vabakaubandus. Ja muidugi kaubandus ise on midagi, mis viitab tööjaotusele ja on väga tugevas korrelatsioonis heaolu kasvu ja majanduskasvuga. Mida rohkem kaubandus reeglina, kiirem on majandusareng. Ja Eestile on see hästi oluline teema põhimõtteliselt. Selle lepingu puhul võib öelda, et see on kõige ambitsioonikam leping, mis on õnnestunud siis Euroopal kolmanda riigiga läbi rääkida. Teatavasti rohkem räägitakse sellest lepingust küll, kus ollakse sellega poole peal, see on USA-ga vabakaubandusleping, aga suur saavutus on ka, kui me saame selle tehtud Kanadaga. See on tegemist, mida valitsus teeb, kuna tegemist on segalepinguga, mis peab saama nii Euroopa Liidu kui ka liikmesriikide, kõigi parlamentide heakskiidu, siis see on nüüd meie osa. Aga seda vaieldakse tegelikult siiamaani ja ülemkogul praegu peaks olema siis päevakorras, kas täna, ma ei tea, mis kell see on, nii et ootame sealt pingsalt uudiseid, et mis siis õnnestub kokku leppida. Ma ütlen Euroopa kõigi riikide parlamendid, siis näiteks Belgias on neid 6 rahvuslikul, piirkondlikul ja siis üleriigilisel ja ka Brüsseli tasemel. Mida siis selle lepinguga Eesti poolt juhtub, me saame Kanada firmadega sarnased, ühesugused konkurentsitingimused Kanada turul. Ja esimest korda avaneb siis ka Kanada provintside ja kohalike omavalitsuste riigihangete turg, mis on midagi, mida USA-ga ei ole õnnestunud veel kokku leppida. Väga tähtis, et kaob 99% tollimaksudest, need on midagi, mis kõige rohkem siis kaubandust ja heaolu kasvu otseselt takistavad. Muude regulatsioonide puhul on see tavaliselt vaieldavam. Tööstus- ja kalatoodete ja veinide alkoholi osas toimub täielik liberaliseerimine, tariifid kaotatakse Euroopa Liidule olulistele ekspordiartiklitele nagu maiustused, küpsised, puu- ja köögiviljad. Lihtsustused tulevad päritolureeglites, tehniliste normide vastastikuse tunnustamise lihtsustamise ning ja sanitaarreeglite protsesside vallas. Ja
uued võimalused on Eesti ettevõtjatel Kanada teenuste turul energia, finantsteenuste, telekommunikatsiooni ja mereveo sektoris. Lihtsustub oluliselt ka spetsialistide juhtivtöötajate liikumine kahe piirkonna vahel. Nii et on hästi ambitsioonikas koostöö edendamise projekt ja loodame, et ülemkogu leiab siin ka kokkuleppe. Kuigi on teada, et siin on see asi on suure kahtluse all. Nüüd teine suur teema on Eesti arengukoostöö humanitaarabingu arengukava täitmisest 2011-2015 aastal. See valitsus ülevaate. Üldine ametlik arenguabi on Eestil kasvanud selle aega 17,4–30,6 miljoni euroni. Välisministeeriumi osa on siin kasvanud 3,6–11,9 miljoni euroni. Suunad on peamiselt rahu ja inimõiguste tagamine, demokraatia õigusriigi arengu toetamine, hariduse ja jätkusuutliku majandusarengu tagamine. Piirkonnad, kuhu me oleme arenguabi andnud, on kõige rohkem Afganistan, 41%, edasi Gruusia, Moldova ja Ukraina. Seejuures on Ukraina osa nüüd kiiresti kasvanud. Ida-Ukraina konflikti tulemusena. Ja eelmine aasta andsime ka 3,7 miljonit eurot humanitaarabi, mis on siis arenguabi kõrval teine põhiline suund, kuidas hädas piirkondi aidata. Jälle siin on põhisuund olnud Ukraina sisepagulaste abistamine, aga ka humanitaarkriiside leevendamine Süürias, edasi looduskatastroofid, Nepal, Ecuador, maavärin, Vaikse ookeani siis taifuuni kahjustused, põud ja nälg Etioopias. Ja Eesti eksperdid on käinud siis ka Ebola leviku piirkonnas abis Sierra Leones ja troopilise tormi tagajärgede kõrvaldamisel Omaanis ja Jeemenis. Kogu selle poliitika taga on muidugi humanism, on rahvaid ja piirkondi, kes on meist palju kehvemas olukorras ja ei see tuleks kuidagi toime ilma solidaarsuseta. Aga muidugi on selles ka egoistlik element, me hoiame sellega siis tarbetut rahvaste rännet rohkem vaos. See võib olla ka tulevikus aina kasvav abi andmise selline strateegiline põhjus. Ja meil on nüüd arengukava ka 2016–2020 aasta perioodiks. Siin jätkub siis prioriteetide hoidmine Moldoval, Gruusial, Ukrainal, Afganistanil ja Valgevenel. Ja valdkondlikult lähtutakse siin ÜRO kestliku arengu eesmärkide toetamisest, nii et ka siin abi andmisel koordineeritakse asja rahvusvaheliselt, aga meile muidugi teatud piirkonnad lähemad, paremini tuntud ja me suudame olla neis efektiivsemad. Aitäh! Ja nüüd sõna majandus- ja taristuminister Kristen Michalile, palun. Aitäh! Valitsus täna kinnitas siis teehoiukava. Teehoiukava siis kirjeldab, millised on riiklikud teed, mida me rahastame ja kuidas see rahastamine muutub. Ma põgusalt seda kirjeldan, et rahastamine üldiselt aastate lõikes, kui 2016 see rahastus on 238 miljonit, siis järgmisel aastal on 258, sealt edasi 2018–2019 on juba pisut peale 270 miljoni. See näitab, et teede rahastusse läheb raha juurde. Nüüd võiks siis öelda kokkuvõtvalt, et järgmise 4 aastaga ligi miljard läheb siis teede taristusse.
Miks see kava muutus, mis siin kõige olulisemat on? Kõige olulisem on see, et me hakkame Kose-Mäo lõiku ehitama 2+2 ehk siis 4-rajaliseks ja see tegelikult on ju väga pikalt oodatud muutus. See on ka, nagu meenutatakse, vaba Eesti ajaloo suurim taristu ehitus vist, et maksumusega ligi 170 miljonit. Algab see järgmise aasta keskpaigast, Maanteeamet on osad tegevused ettepoole toonud, nii et 2017. aasta keskpaigast algab ja lõpeb 2022. Kindlasti see võib tähendada mõningaid ebamugavusi, et kõik sellised ehitus- ja arendustööd mõningaid ebamugavusi liikluses põhjustavad ja loodame siis, et liiklejad hindavad seda lõpptulemust, et kui vaadata nüüd numbreid, siis sotsiaalmajanduslik tasuvus sellel laiendusel on 10 miljonit aastas, mis hindab kõiki ärahoitud kahjusid ja teatavaid ebamugavusi, aga ka majandusarengut selles piirkonnas. Tee lüheneb Tartust Tallinnasse või vastupidi Tallinnast Tartusse, tee on edaspidi 5,3 kilomeetrit lühem ja aeg arvestuslikult on 9 minutit, ehk siis pisut alla 10 minuti see teekond Tallinnast Tartusse lüheneb tänu sellele. Ja kindlasti oluliselt väheneb ka liiklusstress ja kõik see, mis on sellist ebamugavust põhjustab. Kui vaadata selle lõigu vajadus, siis mitte ainult ei ole tegemist pelgalt ootusega, aga liiklusstatistika näitab seda, et ehkki sellele lõigule langeb umbes 20% liikluskoormusest, siis Tallinna-Tartu maantees, siis sellel lõigul hukkunud on umbes ligi pooled Tallinna-Tartu maanteel hukkunutest, nii et see näitab, et ka liikluse üldise hoiaku mõttes on seda vaja teha. See on üks osa sellest. Nüüd, kui vaadata, mis veel lisandusid, siis lisandusid Luiga-Juuliku vaheline teelõik ligikaudu 16 miljoni euroga, Saue-Topi ja Tallinna Rannamõisa Kloogaranna teelõik ka 2 miljoniga. Kui nüüd vaadata võib-olla laiemalt, siis iga suuna peal peaaegu tulevikus selles teehoiukavas me neid töid näeme. Narva maanteel, Väo-Sõlm, Sillamäe vahel, Asula vahel tehakse ühte lõiku ohutumaks. Pärnu maanteel tulevad 2+1 aastatel 2016-2017, mille maksumus on 15 miljonit eurot, ehk siis need möödasõidutaskud. Sarnased möödasõidud alad tulevad ka Põltsamaa Tartu vahele, tulevad Kernu ümbersõit ja veel palju erinevaid tegevusi. Ja jätkuvad Väo-Jüri lõik, mis on kogu maksumusega ligi 50 miljonit eurot ja nii edasi. Nii et kui nüüd vaadata Eesti teede sellist üldist olukorda, siis pikem vaade ütleb, et teede olukord paraneb ja kui suured objektid tulevad, siis pigem vastavalt sellele püüame ka kõikide muude tegevustega joonel olla. Kui vaadata teid tervikuna, siis mis on positiivne teede ehituse juures on kindlasti see, et teede ehituse hinnad on viimasel ajal allapoole läinud, nii et see annab ka võimaluse teha rohkem ja võib-olla mõningaid objekte ringidest aastate vältel. Aga üldjoontes jah, et kui keegi minu käest küsiks liiklejana või taristuministrina, et kas teedesse võiks panna vähemalt sama palju juurde, ehitada rohkem 2+2 laiusega teid, siis jah, kindlasti. Ka täna valitsuses oli lühike diskussioon sellel teemal, et ehitame Tartu poole, et aga äkki ehitaks ka Pärnu poole. Ja minu meelest see on lähiaastate diskussiooni küsimus, et kas leiame täiendavaid vahendeid, et hakata intensiivsemalt teid ehitama. Näiteks võib tuua, kuidas IRL-i kuuluv sotsiaalkomisjoni esimees tegi hiljuti ettepaneku, et ka pensioniraha võiks teede taristu ehitusse suunata, et see Eesti majandusse tuleks. Nii et ma arvan, neid mõtteid on veel, nii et tegemist on väga sellise suuremahulise teehoiukavaga ja sellele lisanduvad kõik, et ärge üllatuge, kui te siit ei leia näiteks Tallinna olulisi ristmikke, mida me rahastame samamoodi välisvahenditest ja riigieelarvest, siis need on tegelikult tulevadki teiste ridade pealt, näiteks Gonsiori, näiteks Haabersti ristmik, näiteks Russalka ristmik, Reidi tee. Need tulevad veel täiendavalt ja samamoodi täiendavalt näiteks Rail Balticu rahastusest tuleb Ülemiste trammi ehitus, mis on siis Rail Balticu esimene selline konkreetne ehitus. Nii et üldjoontes peaks lähiaastatel selliseks suuremaks taristu ehitamiseks minema, mis üldiselt peaks olema positiivne uudis ja
ja omalt poolt ma küll vaatan, et kui on võimalik sellele veel hoogu juurde anda, siis kindlasti tasuks seda teha, et ega see ootus inimestel ikkagi taristu kvaliteedi kiirele paranemisele on selgelt olemas. Aitäh! Nii, Kanal 2 oli käsi püsti esimesena ja palun siis küsimuste voor. Imre Kaas, Kanal 2, küsimus välisministrile. 18. oktoobril möödus meil 3 aastat sellest hetkest, kui Indias peeti kinni Eesti laevakaitsjad. Et milline on viimane informatsioon, mis teil on ja mida kavatseb Eesti teha, et mehed lõpuks ikkagi viimaks koju tuua? Aitäh! Aitäh! Peab ütlema, et ega ma ei taha iga nädal mitu korda sellele küsimusele vastata. Eesti on tegelikult hoidmas siin väga järjepidevat joont, on nendele kannatajatele pühendanud ilmselgelt rohkem aega kui sadadele ülejäänutele kokku, kes on välismaal vangistuses. Kõigile me muidugi püüame pakkuda abi, aga laevakaitsjad on absoluutne prioriteet olnud juba tükk aega. Informatsioon on meil pidev. Ma loen selle teemalisi memosid vähemalt kord nädalas, nii et neid kohtumisi on väga palju. Me tuletame India võimudele igal võimalusel meelde, et see asjaajamine on liiga aeglane olnud ja viimane kohtuistung, kui ma nüüd peast ütlen, oli ju 18. mis on iseenesest juba sündmus, palju aega ei juhtunud midagi meie tavapärase arusaamise järgi ja järgmine on 25. oktoobril, nii et me pingutame, aga konsulaarabi nad saavad kogu aeg, saavad kohtumisi saadiku konsuliga, saavad, neile vahendatakse rahalist abi, neile kirjavahetust aidatakse korraldada ja püütakse nende meeleolu igatahes üleval hoida. Et see on üks traagiline asi, aga kohut me otseselt kohut me nende üle ise ju mõista ei saa, et see on India käes see protsess ja suures riigis võivad asjad olla aeglased. Küsimusi veel? Imre Kaas, jätka siis sealt, kus see pooleli jäid. Teine küsimus majandusministrile, et kohus kuulutas välja aktsiaseltsi Tere emaettevõtte pankrotti, mis on ilmselt küll edasi kaevatud või edasi kaebamisel, kuid küsiksin, et kas see valitsust pisut teeb murelikuks ka, et nii suure ettevõtte emafirma pankrot nüüd välja kuulutati ja kas see võib tähendada ka seal koha peal töökaotust inimestele, kes selles ettevõttes või sellega seotud ettevõtetes töötavad? Aitäh! Aitäh! Mul on raske nüüd kommenteerida nii juristina kui majandusministrina seda, et millise ettevõtte pankrot välja kuulutati, aga ma saan aru, et Tere majandusraskused või vähemalt nendega seotud ettevõtete majandusraskused ei ole Eesti avalikus ruumis küll nagu suur uudis. Et pigem ongi küsimus, et kuidas selles valdkonnas edasi tegutsetakse ja pigem ma eeldan, et üldiselt loogika on, et kui ettevõtetel on võimalik terveneda või ettevõtete tegevusega on võimalik teenida raha, siis võlausaldajad seda teevad. Ma ei oska konkreetset juhtumit niimoodi kommenteerida, ma peaks seda enne tutvuma sellega. Ma saan aru, et see uudis on üsna värske, nii et loeme läbi ja siis saame ka kommenteerida, aga üldiselt, kuidas ma ütleks, Eestis on ikkagi praegu struktuurselt, kui ma vaatan tervikuna, siis pigem on meil ikkagi ettevõtjate ja tööandjate sõnul pikemat aega tööjõust puudus. Nii et ütleme, et keegi inimestest küll kuidagi ripakile ei jää. Et kui me vaatame näiteks siin mingi aeg tagasi teatas PKC Keilas, kus ütleme kaableid ja igasuguseid elektroonika asju tehakse, teatas, et nad reorganiseerivad oma tegevuse, Eestisse jääbki selline ainult kõrgemat lisandväärtust tootev osa, ehk siis disain, personal, ütleme reklaamitegevus, turundus, finantsvahendus, siis ja kõik muu käib juba läbi Eesti. Nii et see tegelikult, see signaal anti ja nii palju kui hilisem tagasiside tuli, et kõik inimesed said juba enne, kui ettevõte isegi jõudis selle
ütleme, ümberkorraldamiseni said juba praktiliselt uued tööpakkumised, vähemalt avalik info on selline. Nii et ma eeldan, et kindlasti inimesed saavad edasi tegutseda, aga ma ei oska konkreetse ettevõtte käekäiku kommenteerida, et põllumajandusettevõtlusega eeskätt puutub Põllumajandusministeerium kokku kui majandus- ja taristu pool ja kommunikatsiooni pool. Aitäh. Ja Tallinna Televisioon. Lauri Liikane, Tallinna Televisiooni uudised. Et eile tuli uudis, et nüüd uus president oma kodukulusid maksumaksja rahast ei taha maksta. Aga samal ajal nüüd on Toomas Hendrik Ilves oma Ärmatalu seal abiga, EAS-i abiga, kusjuures temal maksti ka vist need kulud kinni. Et kuidas nüüd sotsid vaatavad nagu oma endise esimehe ja võib nii öelda, et ühe asutaja nii öelda rehepapi tegemisele. Ja teine küsimus välisministrile ka kohe ära, et kas välismaa kolleegid on ka et kas välismaa kolleegid on ka huvi tundnud, et mis teil seal Eestis selle presidendi majaga toimub? No ma möönan jah, aga see oli põhiline. Aitäh. Ei, kindlasti ei ole erakonna poliitilist seisukohta konkreetselt Toomas Hendriku isiku suhtes, sõltumata sellest, et tõepoolest on tegemist meie endise esimehega, ka üldine hinnang, ma arvan, et valitsuse liikmetel on ühene, et reeglid muidugi kehtivad kõigile ja kui reegleid on rikutud, siis reeglite niimoodi rikkumise eest tuleb ka, kui neid asjaolusid tuleb selgitada, juhul kui midagi makstud, mida ei oleks pidanud maksma, siis tuleb see tagasi maksta. Aga minule teadaolevalt, ma ei ole selle valdkonnaga väga palju või selle juhtumiga väga palju tegelenud, aga olen aru saanud, et erinevad ametkonnad, sealhulgas ka EAS ise, seda asja tänu või tulenevalt avalikkuse tähelepanust ka uuesti uurib ja kontrollib, vist ka Rahandusministeerium midagi sellist teeb, nii et las pädevad ametkonnad seda tehnilist küsimust siis arutavad, jõuavad mingisuguse selguseni selles osas ja eks siis saab anda ka hinnanguid. Jah, valitsuse liikmete arvamus on ühesugune, et reeglid on kõigi jaoks ja neid tuleb täita, aga kui ma nüüd välismaalt prooviksin selle asja peale vaadata, siis parem kui ei vaadataks, et kindlasti ei saadaks küll sellest meie protsessist aru, et kogu Eesti ühiskond arutab seda kirglikult, lõputu hulk kontrolle, igaüks tuleb uue avanguga ja selle taga on inimene, kes on Eesti kindlalt suuremaks rääkinud, kellel riik ei ole tegelikult loonud sellist residentsi, mis võimaldaks siis oluliste inimeste kaudu Eesti asju ajada, neid külla kutsuda, pidada pikki arupidamisi mitteformaalses õhkkonnas, et kuidas see siis nüüd niimoodi läks, et mingisugune finantsjama seda kõike määrib. Ma arvan, et see on välismaalt, oleks see vaade. Üldiselt ikkagi riigijuhtidel ei teki sellist probleemi, sest need võimalused on neil olemas. Küll aga ei ole kõigil riikidel sellist juhti, kellel tahetakse käia üle maailma külas ja asju arutada. Nii et see on see välispoliitiline vaade, ma arvan. Aga reeglid jah, on kõigi jaoks, selles mõttes on asi hapu. Ma ei tea, kuidas see täpselt oli korraldatud ja mida see kontroll ütleb, aga eks ta ole niimoodi, et tulnuks selle peale mõelda. Nüüd me ju tegelikult rajame loodetavasti presidendil residentsi. Ma kahtlen, kas siiski kodune vastuvõtt alatisi, mida president Kaljulaid on ju nüüd lubanud, on see alati see valik, alati ei ole see valik, aga selles mõttes küll ta tuleb toime ja mulle muidugi meeldib see, et ta on võtnud kasina hoiaku. Suur tänu, küsimusi, Imre Kaas. Ma küsin ühe veel Kristen Michali käest, mis puudutab nüüd tee-ehitust. Te rääkisite siin pikalt tee-ehitusest, mis puudutab 2+2 süsteemi. Kuidas teie aga suhtute 2+1 tee-ehitusse, mida mõnes lähiriigis ka meil siin kasutatakse, mis puudutab eelkõige neid möödasõidu radasid?
ühes suunas ja siis mõne aja pärast teises suunas, mis on vähendanud kõvasti liiklusõnnetuste tekkimist, et kas Eestis seda süsteemi on ka mõttekas kasutusele võtta? Aitäh! Aitäh! No kuidas taristuminister suhtub igasugusesse teedeehitusse kahtlemata positiivselt, silm läheb särama, käsi haarab kellu järgi. Et see on ju hästi loogiline asjade järjekord tavaliselt, aga 2+1-sid me tegelikult teeme, et Pärnu teele teeme, Ääsmäe-Kernu on 2+1-sid suurusjärgus 15 miljonit läheb sinna ja Põltsamaa-Tartu 2+1 möödasõidualad 18 miljoni eest, nii et sellised möödasõidualad, ma arvan, igal juhul aitavad vähendada seda stressi, eriti kui on tee täis, eriti kui on aeglasemad liikujad ees, sul tekib see võimalus möödasõiduks. Et üldiselt see on igal juhul positiivne, et ma arvan, et see on täpselt seesama küsimus, et ega selline 2+1 jääb alla ikkagi eeskätt ainult 2+2, et kui tee veel laiemaks saaks. Nii et igal juhul suhtun positiivselt ja ma võin kinnitada, et meie haldusalas on palju inimesi, kes vaatavad igatsevalt selle kellu ja vesti poole kohe, kui on võimalus laiemat teed teha, ükskõik, kas see on 2+1, 2+2, kui saaks, teeks veel laiemat. Suur tänu. Kohtume nädala pärast.